Minu nimi on Daniel ja mul on tegelikult Amazonis 2 kontot, ühe all müün iseenda tooteid, mida me Eestis toodame, niisugused soojuspumpade kontrollerid. Ja teise kontoga ma müün igasugu muid huvitavaid asju, millega oma Amazoni teekonda natuke nagu harida ja vaadata, kuidas ja mida seal nagu toimetada saab ilusti. Miks see põhjus on, et sa täna siin oled, mitte ei tegele oma kontoga? Ma just tegelesin vahepeal oma kontoga ka, sest et seda saab kõrvalt teha, aga selleks, et neid inimesi omavahel siin nagu kokku saada ja arutada erinevaid kogemusi, on ikkagi mõistlik ja väga hea tulla korra aastas kokku. Et mitte üksi nagu nurgas niimoodi ideid välja mõelda. Tegelikult ju inimestel on praegu palju häid lahendusi olemas. Kui keegi hakkab Amazoniga pihta, on sul mingisuguseid soovitusi talle, võib-olla sinu 3 soovitust alustamiseks? 3 soovitust. Esimene kindlasti võib olla väga järjekindel. Teiseks, et kogu aeg ikkagi midagi läheb natuke nagu tuksi ka või lihtsalt läheb teistmoodi, kui sa arvad, siis ma alati ütlen iseendale, et ära kunagi ei vihasta, ainult imesta ja ära anna nagu alla, et jälgi nagu teiste neid soovitusi ja vaata, mis teistel on head öelda ja siis eesmärk peaks olema alguses, kui saaks kas või nagu ühe müügi, saaks siis järgmine juba $1000 võib-olla müüki ja siis juba 10 000 ja siis mina tahaks saada sinna 100 000 klubisse, et väikesed sammud ja siis niimoodi lähebki, et see on niisugune trepist üles minek, aga liftiga ei saa. Kas Algel oleks mõtet ka sellisel konverentsil käia või kui jah, siis miks, kui ei, siis miks? Ma arvan, et Algel peaks väga siia tulema, esiteks see on väga see niimoodi value for money on väga paigas selles mõttes, et siin on 300 inimest vist nagu, kes kõik nagu on samasuguste huvidega, väga paljudel on samasugused küsimused, millel on väga palju erinevaid lahendusi, aga kindlasti ei peaks tulema, et see üks päev tulla kohale kindlasti aitab väga palju kaasa. Aitäh sulle! Palun!